märgitud ei olegi, aga õige pea saame näha, kes seal mängib, kui Stella Reinumägi Vilekõlas ja Viimsi siis valgetes särkides pani palli mängu. Tammeveski tuleb keskele. Treiberg jätkab Saulusele, Saulusel on väga hea võimalus ja mööda läheb sellise koha peal. Viimsi mängijad on seda senderdust noolimas. Head senderdust tuleb ja on seal Õismets ja pöörab ja lööb ka ja lööb värava 17. minutil. Ja no uskumatu, täpselt aasta tagasi poolfinaalis läks Viimsi Saku vastu 17. minutil juhtima ja teeb seda sel aastal täpselt samal minutil uuesti. Ja seekord siis Trinity Õismets näitas, miks ta tippu ründas nüüd. Kordust ka Ränk siin leidis värava eest peaaegu et Reib. Aga nüüd nurgalöök ja Pahi pea peale sinna tuleb ja nüüd üle pea. Ulstjanova püüdis seal Treibergi käest kinni hoida, see ei õnnestunud ja nüüd värav. Ja kui ühele poole värav ei lugenud, siis teisele poole karistatakse kohe ära väravaga, mis loeb. Ja 32. minutil Saku lööb 1-1. Ei õnnestunud jagu saadi. Ja nüüd Põlluväe. Põlluväe konksutab vasaku jala peale. Oi, ohtlik löök, aga Aila seda nurgalööki annab. Hispaanlanna tuleb sinna Eismanni rusika peale. Eismann mitte kõige kaugemale, aga suutis. Krossil on ruumi tõusta. On päris palju ruumi tõusta. Paremal Põlluväe pakub ennast, saab palli ja tuleb tsentertuus ja peaga löögile ohtlikult Treiberg. Peetakse tõenäolisemaks, et Merisalu selle palli väravasse saadab. No vaatame, Vilekõlas Merisalu lööb ja halb löök selline. Aga nüüd läheb väga hea löök sellele kohe otsa ja Merisalu teise poole ja keskel viib teist korda selles mängus. Läheb Viimsi juhtima. No võib-olla oligi plaan selline, et Merisaleva vastasega väike sein mängida ja siis lüüa väga hea löök. Otsis Matsonit, aga seal oli Melis peaga vahel. Nüüd on 1-1 olukord tulemas. Liimets on jälle väravas kaugel väljas, värav on tühi ja Põlluväe lööb ära selle 81. minutil ja 3-2. Saku täna esimest korda läheb kohtumist juhtima. Ja 10 minuti kaugusel on nüüd Saku karikafinaalist. Vaatame siit lihtsalt pikk pall ette Sauluselt ja kuidagi lihtsalt jookseb üle Põlluväe kogu Viimsi kaitseliini ja siis Liimets ka võib-olla päris sinna ei oleks pidanud ronima. Iisrael otsib Matsonit. Tuleb Sendertuus ja tuleb sealt päris ohtlikult läbi ka, aga ei olnud, tundub valmis selleks. Ootab seal küljejoone taga ja tuleb haristuslöök, päris ohtlik põrge, aga valele poole küljevõrku. Taut jõuab enne otsajoont pallini ja Sendertaab. Päris ohtlikult väravast läbi Treiberg. Nüüd ollakse 2-3 kaotusseisus ja 2 korda juhiti. Aga tundub, et napilt on ka sel aastal ikkagi see karikafinaal veel jäämas kättesaamatusega. Nüüd Aila, kas saab oma teise kollase? Ja nii on ja Aila jaoks saab mäng punase kaardiga läbi. Aeg on neil täis tiksumas, aga ei minda nagu sinna täiega veel pressi tegema ja
90+5 saab täis ja Saku siis teist korda järjest siin võidab kodus Viimsit 3-2, seekord siis karika raames ja järelikult siis karikafinaal 23. mail Paide linna naiskond versus Saku Sporting.